Nii, tere tulemast. Vaatamegi siis, mis siin toimuma hakkab. Viskas kohe pilgu üldse dollari indeksi peale. Et Forex Factorit ma ei vaata, nagu ma nädala alguses endal kokku leppisin, et ma leian, et see on jälle mingi psühholoogiline terror, mis mõjutab veits ajukeemiat, võib-olla ei saa ise aru sellest, aga ma tunnen jah seda, et kuna nad on siin kõikidele nii kättesaadavad, siis see on lihtsalt retail traderite jaoks mingisugused asjad, sest tegelikult uudised ei ole mitte midagi muud, kui nad lihtsalt kiirendavad protsessi. Tuleb otsida korralik manipulatsiooni koht, näha ära, et turul on reaalselt toimunud see, siis oodata oma confirmation, et see turg nagu hakkab sõitma sinna poole ja siis sa tegelikult treidid, mitte sa ei ürita ära arvata, kuhu poole turg läheb. Et see arvamine on kah siuke nagu ta on. Et ma nendest küsimusest ei hakka pikalt rääkima, võib-olla korra, et kuna siin on praegu meid rohkem, ja üldse, et selle checklisti ma isegi paneks ühe asja juurde. Niimoodi. Ma paneks, kuna me siin enamus tegeleme day treidimisega niimoodi, siis eelneva päeva low ja high, sest väga tihti olete tähele pannud, me teeme turul seda, et me tuleme siis kas eelneva päeva high'st või low'ist läbi natukene, tehes siis uue selle ja siis põhimõtteliselt kukume niimoodi, taks. Et 4 tunni peale me näeme, et kui nädalad teevad samamoodi, et ma tean, et Taavi on just seda rohkem vaatanud, aga see tundub nagu väga loogiline ja kui veits backtestida, siis nagu see on nice. Ühesõnaga, et tänu nendele confirmationitele sa võid teha ükskõik mis kohta markupi, ükskõik mis timeframe'il ja lihtsalt ongi. See ongi see, mida sa näed, see on sinu idee, sa ootad seda ja siis ma panin kirja need küsimused, mida ma ka küsin enda käest ja for entry näete. Kiirelt käime nendest üle, pikalt ei viitse. Aga jaa, mul on sellised 8 küsimust, millele ma soovingi vastust saada oma institutional candle'ist ja inbalance'ist. See on ilmselge koht, kus meil toimus korralik manipulatsioon ja mis sellele järgnes. Me isegi close isime sellest läbi, et kas 24. aprill oli reedene päev. Okei. See oli siis ei olnud NFP. Okei, igast reedene päev. Ja tegime lowi ka. Ja tegelikult mind täpselt siukene idee huvitabki, et dollarit ma ei saa tegelikult panna siia kas noolt alla või noolt ülesse, sest see on see koht, kus tuleb minul see turu vastu huvi ja kui ma saan nendele küssadele vastused ehk siis ma näen sellist price action patternit, mis tekitaks mu tähelepanu, saaks aru, et on toimunud manipulatsioon, siis jah, siis suure tõenäosusega ta läheb alla. Ma ootaks teda ka alla, aga nagu näha, ega siis ta viimastel päevadel on ikka tuure kogunud selles mõttes, et ta on ikka bullish praegu. No siin ta hakkab tegelikult midagi juba joonistama ka. Tahaks näha, kuidas ta nagu selle küünla ümber keksib. Siin on muidugi equal high'd. Jah, ühesõnaga huvi on see tekkinud ikka dollari vastu juba, et kui selles siukestes alades nagu väga keeruline oli midagi teha, midagi öelda, mis see dollar teeb, sest tõesti nagu need liikumised olid nagu nad olid, vaata. Et isegi kui tuli korralikult alla turg, lõhkus oma struktuuri siis see on vaevu mingi 38 retracement. See on nagu, nojah,
sest nagu 38% ei ole küll mingi discount. See on ikka endale korraliku augu kaevamine. Ja muidugi kõige lihtsam on kasutada Fibonacci't reaalselt. Fibonacci't vaadata, kus on in-balance ja discounted area. Aga praegusel juhul, kuna me oleme ikkagi päris bullish, siis ma vaataks dollarit natuke allapoole, et tahaks siit levelist näha hinda korraks nagu läbi surutuna. Noh, eks vaatab, kuidas ta see ülesse poole nüüd liquidity't jätab, on ju, aga see on ikkagi ka potentsiaalne target. Et see on üks stsenaarium, mida ta võib teha. Ja teine stsenaarium on see, et ma ei tahaks väga selle otsida selles mõttes uptrendis, aga noh, see on selge, et see on toimunud mingi korralik manipulatsiooni see liikumine. Lihtsalt mul oleks vaja väga näha seda break of structure confirmation'it ka veel. See annaks natuke juurde ja mis kena oleks ikkagi, kui me näeme seda, et candlestick'id close ivad üksteisest allpoolikas, see näitab seda bearish momentumit meile selles mõttes. Aga siin hakkab varsti midagi põnevat juhtuma, nagu annan talle veits aega, ta ei tee, praegu ei ole eriti midagi teinud. Ma oleks tarvis näha mingid sellised liikumisi, sellised super agressiivsed liikumisi, mis tulevad läbi liquidity alade. Ja see annab hea boost'i küll, et smart money is in the game. Siis tuleb ära tuvastada liquidity alad. Nii et praegu ei ole minu arust nagu valmis veel. Midagi on puudu. Nii, Eurust. Eurust teile andis küll tehinguid. Väga mõnus. See on tore, kui turud ärkavad ellu jälle, sest vahepeal tuli küll siuke tunne peale, et nagu halloo. Mis me nüüd siin teinud oleme? Me oleme korralikult selle in-balance ala ära täitnud. Tulime siia institutional levelini on ju. See juhtus jälle kell 3 öös, nagu väga hea ajastus Eurust. Ja nagu näha on, siis sellest kohast peale on turule tulnud ikka päris korralik power. Et noh, kui senimaani tundus, et võib olla tegu correctioniga, siis nüüd me oleme isegi läbi closing siit. Vaatame, kuidas see 15 minuti level küünal tähendab siit close ib. Kas leiaks mingit käppe, et alati võib teha. Mul ei ole isegi seda tsooni enam vaja, siis see on complete. Seda turgu vaadata. Potentsiaalselt ülesse siia, jah. See siin on suht hardcore. 15 minutsi. Aga muidugi, mis nagu mõistlikum oleks. See on väga korralik liquidity ala, et see on väiksematel timeframe'idel, kui tegelikult on näha, et turul on normaalne power sees, siis siit saab väga hea break retesti alati nagu. Ja see oli see koht nüüd, kus ma eile müüsin seda turgu. Ma alustaks korra niimoodi. Vaataks ära, et kui meil oli eile oli meil 11. Nii.
meil oli high, oli low. Low. kaksteist on siin. See võib nüüd, see on selles mõttes hästi huvitav. Ma ei ole niimoodi vaatanud kunagi turgut, see on mu kord suhteliselt, et meil on see hetkene high on siin, aga low on, meil on selles mõttes nädala low, see low on tehtud, vaadake. Et nii saab ka vaadata, jah, põhimõtteliselt. Tavaliselt turg teeb, et ta sööb ära eelneva päeva low ja läheb ülesse. Või läheb teise selle liquidity järgi. Kahju, et siuke asi ei juhtunud meil nüüd siin hommikul London sessioni ajal. See ajastus veits sakib. Aga meil on praegu, jah, meil on väga korralik see põrand vastastal on ju institutional olemas, imbalance olemas, bullish engulfing nüüd varsti maalib. Me ausalt öeldes ei tundu, et see praegu hoo maha võtab. Aga mis... Kena pai oli tegelikult ju. Oli küll mees, aga ma räägin nii nõmedal ajal. Või limit orderitega oleks saanud selles mõttes. Aga ma ei treidi limititega. Igastahes nüüd järgmine see ohukoht ongi tal siin kohas, kus teile andis ülija sell entry, et kui ma nüüd seda punkti vaatan tagasi, et siis mulle andiski selle confirmationi selliks selline liikumine siit. Ma nägin seda viki ära, sai kohe aru, et okei, liquidity on ilusti väljas. Trendib, need break on täiesti ilusti toimunud. Siis ma veits ootasin. Ma läksin minu teada selle kolmanda küünle. 3-1-3 oli mu entry, jah, siin. Ja siin selle kolmanda 5 minuti küünle. Et siukest asja on vaja turul näha. Võib-olla isegi on parem, kui on palju nagu mark-up'e, ma ütleks, sest siis sul püsivad kõik alad meeles selles mõttes. Aga turg liigub nende punktide järgi. Hetkel on meil väga korralik siuke liquidity ala. Peab vaatama, kuidas see 15 minuti candlestick close ib, ega tegelikult siit nagu kaasa, meil on küll see ohukoht selles mõttes. On siin täiesti olemas, et me võime näha seda reaktsiooni niimoodi, et me tuleme nüüd siia levelini, siis bounce ime kuskile siia struktuurini, veits konsolideerib ja siis läheb edasi nagu. Ja samas see võib siin vahel ka nagu veitsagi ikka veeta, Aga me teame seda, et meil on ikkagi konkreetne liquidity ala olemas ja tegelikult, kui vaadata ka nagu siia, siis nagu tundub nagu raha ju. No kõik on üliloogiline, lihtsalt me magasime perfekt entry maha ja nüüd on FOMO lihtsalt. Ei ole FOMO mees. Me saame veel rohkem confirmation'id ühel hetkel nagu. Sest võime vaadata, kuidas ta väiksemal timeframe'il tegi. Vaata eurostil on lihtsalt kombeks teha niimoodi, et tulebki mingi hardcore drop sinna ilusti sinna. No see tuli üliperfektselt sinna candle'ini selles mõttes, et open ja 50% nagu. See oli suht sükk. Ja siis ta hakkab kuidagi hästi vastikult üles ronima, et see nagu täpselt näebki välja siuke, et see on correction ja siis ta läheb nagu tegelikult sinna suunda nagu. Ma olen paar korda veel näinud nagu täpselt samasid asju siin hiljuti ja oleks vaja nagu ma ei tea, kuidas teid nagu veenab siuke asi ostma. Muidugi, siin ilmselgelt hakkasid tulema need ilus momentum sisse nagu üldiselt reaalselt,
kui siuksed kohad ikka, no see on, saad aru, et siin on ikka midagi toimub selles mõttes. Aga jah, kui siit praegu ei olegi isegi kõige parem aeg enam, sest nagu Enter oleks olnud kuskilt Inbalance alast nagu tegelikult, kus jah, peaks olema see trade sees. No 78 esimene siit Inbalance'ist, isegi natuke ülevalt poolt oleks pannud siit. Aga vaatadki, kuidas väiksemal. Nii. Aga see peaks heas sees olema. Ja siis selle risk-reward ratio oleks siuke. Praktiliselt meie institutional sinna levelitini on juba 1-3-le, mis on tegelikult nagu väga haige, sest see 1-3 on tegelikult nii powerful. Sul on nii vähe vaja, kui sa suudad kogu aeg konstantselt sama riski endale välja arvutada, et see ei lähe hulluks. Sa suudad olla konstantne lihtsalt. Oh man. Ja need asju juhtub lihtsalt all day, every day. Peabki lihtsalt olema... No, jälgime seda mustrit, ei tohi rushida. See, nagu kui hakkad ainult teed selliseid tehinguid ja rushid, siis see on suht hardcore, sellepärast, et no vaata, need tehingud juhtuvad ruttu ikkagi. Ja peab olema ikka väga head confirmationid, et selles suunas see tehing sisse panna. Sest vahepeal on reaalselt nagu 4 pipi stop lossi niimoodi. Siis mõtle, kui suur on see lot size. Oletame riskid 1-2 prossa, mis iganes. Mõni risk rohkem, ma ei tea. Ja aga siis 2 prossase puhul sa teenid juba nagu 6 prossa selles mõttes. 6 prossa. Ja see trade tõenäoliselt juhtub mingi maksimum 20 minutiga. Okei, vahest läheb kauem, vahest läheb tund ära miski pärast, aga see oleneb kui kõrge stop loss on ka. Aga jaa, selles mõttes, et see on... Noh, nii ta on. Minuti peal hakkavad ka nagu... Pigem bullish. Ei no see on jah, selles mõttes, et eurost arvestades seda praegust price actionit ei tundu, et see nagu hoo maha võtab. See pigem sõidab nagu raha järgi ikkagi, mis ta muud ikka teeb, see on kõige olulisem. Aga see on täiesti fine, sellepärast, et ärge nagu siukse koha peal sisse minge või noh, jällegi, ma ei saa soovitada, ma ei anna finantsnõu, aga noh, see oleks ikka suht mõttetu liikumine, kui siit kohast sisse minna. Et nüüd on ta juba hakanud minema ja vaatame oma teste, saad aru, need on levelid lihtsalt, mida turg testib. Eile oli meil Eurostiga üks siuke trade, kes võitis, ma ei tea. Siit oli vist, jah. Ja siit, jah, see level. Ma sain stop profiti siin küll nagu. Aga nagu jah, ei tea, miks ta ikka tuli täiesti rahade järgi. Sellepärast me ootamegi, siis me näeme ju reaalselt, et nagu turud, nad liiguvad küll, aga nad teevad alati retesti nagu. No ma arvan, enamus teist läheks siia turule selliga sisse, kui te näeksite sellist liikumist nagu. Et see vikk on reaalselt ära toimunud, näete siukest price actionit. Või no vähemalt teil tekkis kindlasti huvi, et nagu what's going on here nagu. Sest on isegi ju ilusti break of structure ka on, low on tehtud. Boom. Muidugi, väga norm tehingu alge. Jaa. Tehingu lõhn, oli hinas. Absoluutselt, ega see eurust samamoodi, ega me jõuame varsti tagasi siia alasse nagu, et tihti peale ei peagi oma neid üldse ära kustutama oma kastikes ja lihtsalt pikenda need. Siis nad on sul alati olemas, tead kogu aeg, kus midagi toimub. Ja.
Nii, kas kellelgi on midagi, mida tahab share'ida? Vaataks kuld veel natukene teeb oma asja. Kuld kukub praegu. Isegi väiksematel timeframe'idel oleme näinud korralikku struktuuri breiki. Et ma isiklikult ootaks veel natuke aega kullaga. No, siit võib mingid sell-tehingud võib-olla ikka vaadata, aga nagu ma ei tea, kas see on siiamaani ei ole mõtet nagu vaadata minu arust, kui me oleme selles range'is. Sest no mida mina kullalt ootan, on siuke liikumine. Minu jaoks on see turg ikkagi bullish. Noh, ilmselgelt, eks. Konstantselt higher low'id. 4 tundi, pange tähele, mis on tegelikult väga suur time frame. Me hakkame isegi nägema juba, et bullish candle, see on hea. See on väga hea. Meil on väga ilusad liquidity jalad üleval, kus on palju ordereid peidus. Meil on 4 tunni peal toimunud break of structure. Siit, et kui sai lugeda, et me olime veel downtrendis, eks ju, siis nüüdseks mina näen seda, kui trendi shifti, tugevad liquidity jalad ja tegelikult ma pikendaks selle välja niimoodi. Miks nii kõrgele? Sellepärast, et meil on siin varasemast ajast some unfinished business. Ilmselgelt ma ei tea, kas ta kohe siit nii kõrgele läheb, on ju. Ilmselgelt peab kaua hoidma. Aga see on mul see overall küll, jah. Praegust price action arvestades. Ega selgust esimese likviidsusalani on ka selles mõttes 300 pippi. No, siin on midagi toimunud juba selles mõttes küll. Praegu teeb ka mingid distributioni alget ja no aga ma markeerisin enda jaoks ära lihtsalt paar tsooni, et mul jäi silma see struktuur. Siin selle võib isegi niimoodi panna. Siin see imbalance ja siis üks vana see liquidity ala, mille me oleme nüüd hiljuti teinud. Et mul tegelikult, kuna me oleme ikkagi selles mõttes väiksel timeframe'il bearish, eks ju. Jah, siin võib reaalselt olla mingisugune break of structure, aga see natuke suuremat pilti peab kõike vaatama. Et kuna siin all on tõesti nagu väga ilus liquidity ala, me hetkel tuleme alla, isegi distribution on tegelikult olemas. Ma ei taha ka ausalt siia kohe nagu selliga sisse minna. Ma tahaks näha, kas turg suudab niimoodi teha. Tule siia sellest liquidity alast läbi ja siis oleneb, kuidas see price action siin jääb, aga et ta jätaks mingisuguse candle'i, millele orienteeruda ja siis ma vaataks potentsiaalselt kulla seda liquidity run'i, ühtlasi ka see level. See nii kaua, kuni ta on jõudnud minu tsooni siia umbes. Siia tsooni, et kas ma leian kõige
kõige parema pai tehing on ju. Et siuke on mul praegune see plaan kullaga. Aga ma ütlen ausalt, ma hoian rohkem sellel pail nagu silma peal. See sel, no, siin peab ootama, et ta päriselt nagu täiesti kõik valmis joonistaks, siis saab nagu, siis on nice. Aga siin on juba on jah, nagu ta on. Nii. Kas Taavi Uus 30 või? No ma tsekkan just teda siin praegu, et tahaks tegelikult kerget paid, ma leidsin ühe ilusa 1-3 risk rewardi treidi. Ta on ikka päris bullish ju. Ja, suures plaanis on jah, aga meil saab kohe muidugi see minuti pärast see läbi siin. Ja see on see ala, mis ma ka eile rääkisin, et kust ideaalis tahaks, aga kui praegu nagu 1 minutit ja 5 minutit taga ajada, siis sisuliselt on meil break of structure toimunud, nii et on märk, et turg tahab ülespoole minna. Nüüd see viimane swing ülesse. Ja, aga sealt läbi just. Ja see hävitas korralikult ära. 15 minuti ja 30 minuti veel läbi close'inud sealt. Näed eelnevast. Oh, true. Et kui praegu nüüd sealt samast sisuliselt ma vaatasingi tehingut ja stop loss jääks low alla. Jah, sinna. Pane mingi 5 mitsa. Graafik siis on paremini näha. Jah, sinna alla. Ja targetisingi, nüüd vaatan see equal high. Ja siis üldse sinna. Muidugi ma ootaks hetke.